veel seda mängu võitis. Aga ma ei tea, kaugelt kõige vähem, aga nad on ikka märgatavalt vähem neid väravaid löönud, et sellise, vaatame selle olukorras lõpuni, Zappinen võidab palli. Ja kohe tuleb ja kohe, kui hea plokk, aga siit ei pääse. Siit ei pääse ja 4 minutit on mängitud, kui Flora läheb seda kohtumist juhtima ja ise ehitatakse endale. Danil Kuraksin kasutab ära võimaluse algkoosseisus olla ja kohe lööb. No tal oli juba vormistamise vaev. Aga Baranovile, kui süüdlast otsida Paide poole pealt, tema kraesse see läheb. Hakkas palliga tulema, kaotas selle ja siis oli juba jama majas. No ega väga palju vabamalt Eesti Premium-liigas 2 tippmeeskonna vahelises mängus kastist nagu löögile minna on keeruline, et siin sai mõelda sättida ja sealt Kuraksin ei eksi, aga tõesti, no jätkuvad need, ei taha öelda kasvuraskused Paidel, aga ei leita siin mingisugust vasturohtu. Pannakse siin keha ja Baranov väga-väga lihtsalt selle palli pealt ära koristatakse. Lihtsalt õlg-õla vastu olukord, Baranovile kiitus, et ta jõudis sinna plokki Varjundile veel kaugelt tulles, aga ei päästnud see ka enam. Jah, ei julge seal Victor Hugo, tundub nagu väga selgelt minna seda palli võtma, kardab penaltit natukene, Zappinenilt eeltöö hea ühtepidi, aga teisest küljest see oli ju tõesti, nagu sa ütlesid, lihtsalt õlg-õla vastu olukord. Ja Zappinen, siit tuleb juba Flora uuesti, me jõua siin kordusi ära vaadata, kui Flora jälle Paide karistusalas on. Ja seal rebitakse korralikult, aga ei kohtunikul vile vaikib. No tundus, et seal rebisid mõlemad natuke. Seal üsna üksinda ja laseb päris, julge palli ka, aga lasi ka selle sellisesse tsooni, kus ei olnud õigus nüüd eksit Ostik Paasti. Tuleb punast vä? Ei tuleb 1-1, Padamosi lööb ikkagi ära, nüüd tegi oma kiired sammud ja Kandikul antakse ette ja saab Abdurrahman Padamosi ka kätte midagi. Midagi saab kätte, näitab, paigistab siin Flora fänne. Paneb Flora fännidel seal suu kinni, ju siis sealt on midagi juba tulnud, aga töövõit oli see praegu. No töövõit ja, aga Tovstik siin natukene, ei saanudki aru, miks ta siia, tegelikult oli keskväljal, oli ruumi küll, kuhu tõusta, aga mees otsustas tagasi poole tõmmata ja siis juba must puude ja Padamosi oli seal ootel. Ei ole isegi võib-olla Flora jaoks kõige hullem asi, sest nagu sa jõudsid juba korra öelda, seal oli punase koht täiesti õhus. Grünwaldil vist tuli kiirelt, ma arvan, et mõttes oli küll tal minna. No siin sai lükata ju tegelikult, siin ühe puutega oleks selle pressingu rahulikult välja mänginud, aga läheb välisküljega üritama sööta. Liiga julget. Isegi sellel hetkel, kui ta veel palliga oli ja läks seda söötu andma, siis Grünwald ju tuli pakkuma ennast tegelikult. Nii, siin on nüüd saame selle siit ühe puutega lihtsalt mängid 2 ründajast pressi alt välja. Ja isegi sel hetkel, kui Padamosi jala vahele sai, tegelikult tal oli veel võimalik Grünwaldile tagasi mängida, aga siis oli juba olukord läinud. Pihela veel teeb, mis ta saab, seal saab Padamosi pikali, aga hilja. Ja Flora võidab palli. Võt siit ühega tõks, aga ei. Keskkaitse on positsioonist väljas ka. Grünwald natukene magama läks lugema ja tegelikult mina oleks ka oodanud, et vaatame, kas Paide korra mõtles nurgalöögi lahti mängu peale, nüüd antakse ette posti, sealt edasi veel värava ette, pall on endiselt lahti, natuke sudimist, ei saada klaariks ja nüüd on Padamosil šanss, aga pall on võimalustesse, aga ütleme seda natuke dikteerib ka turniiri tabel juba. Varjund ja laseb hea palli värava ette ja sealt peab ära lööma, siin ei ole vabandusi. Võib mängida. Ja tuleb sealt hea löök ja lati alla Pihela ja uuesti Charju. Nüüd on vaja juba kaitsestööd teha, sest siin on väike ülekaal. Allik on siin ja Kolobov tuleb ka pika sammuga. Ja Allikut senderdus, Charju jälle. Ei saa Zappinen seda palli. Saab mängida värava ette ja nüüd ei õnnestu Varjundil suunata värava peale. Jälle jäävad Paide mehed kuidagi ootama ja vaatama. Ka jah, just, et tuleb ka seda vaadata natukene. Siin on nüüd Zappinen läbi 1-1, Zappinen lükkab, aga Charju on ikka tasemel. Ja Charju ikka tassib, Charju täna olnud senimaani võib-olla Paide kõige eredam mängija. Löögile jäetakse, kus tuleb kõva löök, aga see lõõskab siis, seal on päris paras katsumus, et istuda. Pluss ta paistab sealt silma ka päris mõnusalt, nii et ega seda mängu vaadata ei ole ka selles mõttes kõige parem. Anier. Ja vähe vasakuga löögile kindlalt, küsib kätt, oli ju. Küsibki, kõik küsivad. No seal on ainest küll, King ka karjub siin päris korralikult kehapingest all. Aga vaatame, mida Küljastinen otsustab. Kas põlvest ei tule või? Ei tule, siit määrab Küljastinen. Ma arvan, et minu meelest isegi tänapäeval antakse need juhised. Vaatame Küljastineeni otsus ära. Varmärk ja penalti. Kabralil on pall juba käes. Anier läheb küsib, aga võttiski Anier palli endale. Vaatame. Näeme nüüd kordust veel sellest olukorrast ka siit ilma piktite ja asjadeta. Et jah, isegi kui sul minu meelest tänapäeva juhiste järgi on nii, et kui sul see löök läheb väravale ja sa siis sealt selle käe ikkagi ette paned, siis ta võib sul põlvest põrgata ka. No on käsi kehast eemal, midagi ei ole teha.
ei saa vaielda. Seda esikohta jagama. Ja Anier kindlalt piisavale kõrgusele. Grünwald läheb õiges suunas, aga Henri Anier lööb Paide 2-1 juhtima. No lai suur naeratus mehel näol. Selline vanameistri tähistus natukene, et ei hakka siin enam saltosid viskama. Mingit värki ta näitas. Kilde tegema, vaid vaatame. Ikka üsna kindlalt. No ei jäänud palju puudu. Mis jäi meil veel märkamata, et Rauno Alliku sai siin kaardi ka. On Victor Hugo hakanud nende pallide peale viskuma ja kõik. Baranov teeb sümboolse lõpusoolo. Mees, kelle eksimusest see mäng tegelikult käima läks. No ütleme nii, et teil oli täna palju võimalusi, oleks see võinud skoor olla ka teistsugune, kui palju sa julged vaadata ründe tiimile otsa täna, et jäi võib-olla lahendamata olukordi, mis oleks pidanud ära lahendama? Jaa, ma arvan, et ise sain samamoodi aru, et tekitasime võimalusi, kahjuks ei löönud täna ära. Meil on varem ka olnud sellised mänge, kus need pallid sisse ei lähe ja täna oli jälle järjekordne selline mäng. Esimene poolaeg alustasite väga tormiliselt, kontrollisite palju mängu. Teisel poolajal mõningad seigad tulid sellised sisse, aga tundub, et Paide suutis teid mingil määral ka selle tempo ja momentumi ära võtta. Jah, ma arvan, et alustasime hästi, saime oma värava kirja, siis mängisime endiselt nagu palliga, aga siis kahjuks tegime niisuguse lapsiku eksimuse kaitses ja mille pealt löödi meil ära ja võib-olla natuke see mõjutas meie mängu nagu edaspidi ka. Pärast Paide teist väravat teie ka teravus selles mõttes kuidagi nagu langes, et ei olnud kohe seda hurraaga peale ja püüame tagasi lüüa, millest see kinni võis olla, kas lihtsalt Paide pani käigult kinni, oli siin natukene ka seda ilma küsimust, nii nagu Kõrre eile ütles, et oli laktaat juba lõpus või kuidas? Jaa, ma arvan, et ilm kindlasti oli mõjutas, aga see mõjutas mõlemat meeskonda, et selle ta nagu ei tahaks nagu väga pugeda, et pigem ma arvan, et meie otsused viimastel minutitel ei olnud võib-olla kõige paremad, et oleks pidanud võib-olla rahulikumalt mingid olukordasid lahendama. Aitäh sulle nende kommentaarist, palju edu! Lõpuks distsipliin sai võidule? Jah, ma arvan küll, et müts maha meeste ees, et tõesti, see oli töövõit, et teine poolaeg oli meil väga raske mingi periood. Aga see on, nii peabki, muud varianti ei ole, et ükskõik kui kõva klubis isegi oled, siis töö on alus, distsipliin on alus ja täna mehed näitasid suurepärast karakterit, et kui saaks selle ka välja juurida, et me ei pea alati 1-0 taha jääma, siis aga ei, super töö meeste poolt. Oskad sa öelda ka, mis see põhjus on, et teid äratab see, et teile kohe ära lüüakse ja siis ta nagu ärkate, siis tuleb see agressiivsus ja see sportlik viha tuleb Paidel siis sisse? No ma ei tea, võib-olla ma olen liiga rahulik riietusruumis, et võib-olla peaks seal lahtise lava käega enam üle käima, et tundub, et meile meeldib ikkagi vastu tatti saada ja siis nagu üles ärata, aga no eks teeme tööd, et see tuleb kuidagi ka sellest lahti saada ja võib-olla on see kuidagi seotud natuke ikkagi veel enesekindluse ja sellise asjaga, aga proovime stabiilsemaks saada. Mis see põhisõnum oli meestele riietusruumis, kuidas teisel poolel paremini mängu tulla ja ikkagi võtasid 3 punkti? Ikka jälle samad asjad, kaitses me peame oma töö korralikult ära tegema, et rünnakul meil võimalused avanevad, on ju, natukene võib-olla kukkusime ära teine poole, pole harjunud alle koks suur muruväljak, on ju, me esimene mäng vist siin ka, on ju. Et natuke oli keeruline näha oli, aga ongi distsipliin, kaitse peab korras olema ja ees meil on piisav kvaliteet, et küll me see midagi tekitame. Aitäh sulle nende kommentaari eest ja palju edu nii Eestis kui Euroopas. Aitäh. Sa alati oled öelnud, et siin A. Le Coq Arenal on vapustav mängida. Täna ei ole ilmselt tänasest ei ole nagu magusamat hetke. Mängida siin, lüüa värav ja võtta Paidele väga oluliselt 3 punkti. Oi, siin on veel palju põhjuseid, miks see väga magus hetk just praegu on, et pole sõnu, kuule Flora üks tugevad meeskond üle paigad Eestis ja alati nende vastu väga keeruline mängida, et ja ma ei mäletagi, millal ma mängisin viimast siin A. Le Coq Arenal. Parim staadion Eestis ja muru on ideaalne ja ilm oli ideaalne ja rahvast oleks võinud võib-olla 3 korda rohkem olla, küll tulevad ja kuule, mega võit meile, pole rohkem öelda, meeskonna üle hea meel. Mis need detailid täna olid, kui sina seda mängu vaatad, oled siin sees olnud, mis tegi teid Florast täna paremaks? Ma arvan, pisidetailid jalgpallis, et jälle lasime, ütleks, väga lihtsa värava, et kaitses peame hoidma nulli ja struktuuri ühtsana ja ei tohi lasta neid lihtsaid väravad, et siin ei ole muidugi see meeskonnamäng, et kellelegi me näpuga näita, aga
iga mäng meil juhtub neid vigu, et hoiame taga 0, siis meil ees tekib alati võimalusi. Ja nagu sa mainisid, ma tulin mängu ja proovisin lihtsalt iga hetke nautida. Mis ülesannete või mis mõtetega Tarmo sind väljakule saatis? Mille löö väravale, nagu ikka. Tee oma töö ära ja tegin mu töö ära. Aitäh, sa nende kommentaari eest, edu! Aitäh, olge tublid! Nad annavad 100% endast, olgu mis see tablool seis on. Kas sa täna peale mängu saad öelda, et mehed andsid vähemalt kõik endast? Ma arvan, teisel poolel kindlasti. Esimesel poolel jätsime natuke mingit tööd tegemata, et olime natuke palliga passiivsed, aga seda võib-olla see esimene selline suvine mäng pani pitseri esimese poole peale. Täna võitis Paide taid ainult ühe värava, aga tegelikult see mängustatistika näitab ka seda, et teie kontrollisite palju, aga jalgpall on pisidetailide mäng. Mis olid need detailid sinu kui Flora peatreeneri jaoks, mis täna läksid valesti, mida te peate kindlasti muutma, et järgmine kord need võidud tuleksid? No me pidime lihtsalt ära lööma need võimalust, mis üks-ühe peal olid meil 2-3 tükki väga head, et me seda ei teinud. Ja siis see, mis viimasel ajal joonistub välja mingi muster, et pikema distantsiga kaamerad, suured pikslid otsustavad mängu saatuse, et isegi Pärnus, kus ühtegi kaamerast ei olnud näha mingit kontakti varjunda ja välja vahel, siis ikka meil võeti värav ära, et selles suhtes meie kindlasti peame peeglisse vaatama oma mängu kontekstis, aga ma arvan, et mingil määral see muster ei ole päris meie kasuks ja kindlasti teie saates räägitakse asjad ilusti jälle ja Varri statistika on 99%, aga mulle tundub, et mingil hetkel meie kohtunikud liiga lihtsalt otsustavad 100 meetri kauguselt, et midagi oli, et nii on, meie peame oma tööd tegema, loodan, et ka kohtunikud teevad mingit parandust. Eurosari on ka varsti kohe tulemas, aga enne veel muidugi Tervi Levadia, aga kui tänasest mängust midagi positiivset kaasa võtta, mis võiks Tervis teile kasu tuua, mis see oleks? Need viimased, ütleme niimoodi, see teine poolaeg välja arvatud see värav ja siis kindlasti peale selle natuke šokk seis, aga lihtsalt seda on vaja mängida 90 minutit, seda head perioodi, et neid vastaseid ära võtta, et ma arvan, täna oli mäng meie käes, me ei suutnud seda, me ise endale tekitasime 1-1 värava, viigi väravad, lasime neid tagasi mängu ja siis lõppkokkuvõttes nüüd oleme pettunud, aga töö käib edasi ja neid mänge on ees veel palju.